kohtujad! Mare, mina mõtlesin täna sinu käest küsida kohe sellist asja, et kas sa oled tähele pannud, et see praegune aeg, ärevad ajad nagu on, et need mõjutavad inimesi kuidagi? Jaa, olen ikka tähele pannud, loomulikult. Ja et ikka sellist ärevust ja tulevikuhirmu ja et seda on ikka oluliselt rohkem, kui muidu on olnud. No vot, mina olen ka märganud, et see ärevus ja hirm teinekord mõjutab kohe isegi seda keskendumist, et kas sa oled märganud, et on ka neid inimesi järjest rohkem, kes kaebavad keskendumisraskuste üle? Jah, et võib-olla küll, aga minu meelest inimesed kaebavad konkreetselt hirmu ja ärevuse üle tänasel päeval. Et kui lugeda uudiseid ja et siis ei ole ju ka mitte midagi imestada. Aga oled ka mõelnud selle peale, et mis siis aitaks või kuidas ennast paremini tunda? Jaa, no ikka olen mõelnud. No minu meelest ainuke asi, mis aitab, on see, et tuleb enda emotsioonidega toime tulla, et seda õppida. No kui see ärevus peale tuleb, siis ei tule ikka kohe mitte midagi meelde. Mis siis esimene asi võiks olla? Hingamine. Hingamine, nii. Ja hingad. Aga ma ju hingan kogu aeg, Ja. aga ma ära ei lõpeta hingamist. Siis hingad sügavalt ja teadlikult. Et minu meelest on see hea, kui paned kas või käe peale niimoodi. Et paned käe endale keha peale, tunnetad, ma olen siin, ma olen kohal, hetkel ei juhtu mitte midagi ja hingad ja paned tähele, mis su keha sees toimub. Sest et kui inimesed on ärevad, et siis kuidagi nad saadavad automaatselt, kuidagi nagu energia läheb ju välja. No siis tulevad halvad mõtted ka kõik, et mina olen tähele pannud, eriti uudiseid lugedes, tulevad igasugused mõtted ka ju. Ja. Et kas see hingamine aitab siis mõtetega ka kuidagi paremaid mõtteid mõelda või? Jaa, selles mõttes, et paremate mõtete mõtlemine võiks olla eesmärk oma ette juba, eks ju. Et mina olen jälle vaadanud, et inimesed lähevad, nad ei teadvusta ära, et kui ma loen uudist, on ju, uudises on mingi asi kirjas, aga ja siis justkui mu enda heaolu sõltub sellest, kas ma loen uudist või ma ei loe uudist. Inimesed nagu ei tule tihti selle pealegi, et nad saavad oma mõtteid ja tundeid juhtida. Et see on nagu treening, et see on nagu musklitreeningine. Et esialgu ka sa ei lähe ju jõusaali ja hakka kõige kõvemat kangi rebima. Ja samamoodi on, et kui sa loed mingit väga karmi uudist, et sa tõenäoliselt ei suudagi esialgu selle juures hea tujuga olla, eks ju. No ei suuda, tükiks ajaks läheb tuju ära ju seal juures. Aga et minu meelest, mis mina arvan, on hästi oluline, mida ma näen, et ei ole väga palju, on just see teadvustamine, et see ei pea mul viima tuju nagu et see ei pea mind mõjutama ja just nimelt, et me saame juhtida, mida me tunneme, mida me mõtleme. Ja see ei tule kohe välja, aga selleks on olemas omad tehnikad ja omad võimalused seda treenida. No ilmselt on ka võimalus tegelikult valida, et kas ma neid uudiseid üldse jälgin või ei jälgi. Jaa, aga kui inimene on ärev, siis minu olen näinud, et siis nad tahavad näha, mis seal toimub, sest et nii hirmus on ka, kui ei tea. On ju, oled näinud? Olen näinud. Jah, et just, et mul on olnud kliente, kellele ütled, et kuule, aga et ära siis loe neid uudiseid, aga see on ka keeruline, et raske on mitte lugeda, sest et mine tea, mis seal kirjas on, mis oleks nagu vaja teada justkui. Ja mis siis veel aitaks, et siis toime tulla sellega, et kui ma olen neid lugenud ja see ärevus on sees ja kui need pahad mõtted hakkavad pea sees tiirlema, need ei lase õhtul magama jääda, et on uinuda keeruline. Et mis siis teha? Jah. Hingamist, ikkagi teadlikku hingamist, tuua tähelepanu hingamisele ja kes on natukene oskab rohkem oma emotsioonidega toime tulla, siis see peaks vaatama, et kus see emotsioon tal kehas on, see hirmutunne, sest ega see hirmutunne hetkel ei tea ju midagi rohkemat tulevikust. Ei no kus tema teab, ega keegi ei tea ju ja see teeb selle hirmutunde veel hullemaks ju. Et ei tea, mis tulevikus ka saama hakkab. Aga me ei teagi kunagi, mis tulevikus saama hakkab. No tahaks ikka teada ju. Jah, aga kas see on võimalik? Ma ei tea,
on ju need visionäärid ja ja visionääridel on visioonid planeerijad ja planeerijatel on plaanid. ja. Inimene planeerib, jumal naerab. jah, Ja. ja. Räägi nüüd, et kuidas sinul siis sellega on, et mis sa ise teed ärevuse ja hirmu puhul või mida sa oma klientidele soovitad või oma gruppides räägid? Noh, mis neid uudiseid puudutab, siis ma olen tõesti hakanud jälgima seda, et kui palju ma neid tahan lugeda ja kas on neid üldse mõtet lugeda. ja Ja ma olen küll tähele pannud seda, et see hingamine on tõesti kõige käepärasem ja ilmselt kõige parem vahend, et selle ärevusega ja hirmudega ikka hakkama saada, et seda meeleseisundit rahustada. ja Ja arvan, et siin me võiksime küll midagi ette võtta ja seda hingamist hakata märkama rohkem ja võib-olla reguleerima rohkem, sest mulle tundub, et meil tegelikult see oskus oma sisemiste seisunditega või sisemise hügieeniga hakkama saada või tegeleda tegelikult ei ole väga hea ju. Et ma olen küll tähele pannud, et kui inimene hakkab oma hingamist jälgima ja ka oma emotsioone märkama, et siis tegelikult see seisund läheb paremaks ja ka keskendumisvõime läheb paremaks, et seda on võimalus treenida nagu muskleid treenida ja on täitsa võimalik ka treenida täitsa heaks oma sisemaailma seisundi jälgijaks tegelikult ju. Ja, aga miks seda jälgimist vaja on? Noh, et märgata seda, et kas praegu on hirmu või ei ole hirmu või. Et mis emotsioone see olukord, mis reaktsioone on see tekitanud. Et siis on võimalik võib-olla ka reguleerida seda, kas siis teha see hingamine sügavamaks või pikemaks või võib-olla sel hetkel see uudiste jälgimine ära lõpetada või teha ka mingeid otsuseid. Et märgata, et kuhu oma tähelepanu on mõistlik siis suunata ja millega tegeleda. Sest sageli inimesed on ju rääkinud ka sellest, et kuidas see tähelepanu on nii hajevil, et elu nagu kulub käest ära või? Kas sa oled midagi sellist märganud? Jaa, et olen ikka märganud, et just rääkisin ühes naiste seltskonnas tuli see just jutuks, et 20 aastat on mööda läinud ja nagu oleks elanud kellelegi teisele, et on olnud olulistel kohtadel on olnud lapsed, pere, eks ju, aga et ise oled olnud kusagil tagaplaanil ja ei teagi, kuhu on elu jäänud. Ja, et mis sina siis sellest mõtled? Noh, sageli naistele teeb ju rõõmu, et mul on nii toredad lapsed ja kodu ja pere aga siis ühel hetkel võivad tõesti hakata tundma, et kus see oma elu siis on tegelikult. Ja, no minu meelest on vahel on see ka keeruline aru saada, et neid asju teeme ju ka, mis me teeme lastele näiteks või mehele või et neid me teeme ju ka nagu endale, et tahad ju, et on hea pereelu, eks ju, et see osa on ka endale, aga et lihtsalt, et midagi isiklikku juurde leida, et seal võib-olla oli selle puudus. Nojah, ja kui seda isiklikku ei ole, siis sageli jäävadki oma unistused täitumata, nagu sa ütlesid, oma elu elamata tegelikult ju. Ja, aga et jälle see, kuidas mina näen seda, on veel niimoodi, et need eluosad, nagu nad ei ole nagu eraldi. Et muidu on niimoodi, et inimesed kipuvad tegema oma elu nagu sellisteks viiludeks, et on tööelu, on koduelu, on pereelu ja siis mul on veel isiklik elu, eks ju, aga kõik on ju minu elu. Ja minu elu peab meeldima mulle igas kohas. Ja kui mulle see kodus ei meeldi, kui kodu on liiga palju saanud, ma ei tea, siis tuleb midagi ringi vaadata. Noh, siis võiks kodust välja minna. Täpselt, aga aga et kuidas ma saan aru, Katariina, millal on õige aeg kodust välja minna? Noh, eks see esimene märk on ikka see rahulolematus, mis hakkab tekkima ju, et ega ju vahet ei ole, kas inimene naudib elu kodus või tööl või ennast teostades või ilmamööda ringi reisides. Aga kõige olulisem on see seisund ju, et seda asja oleks tore teha ja kui see tore ära kaob või kui hakkab ilmuma võib-olla selline rahulolematus juba,
et võib-olla siis on aeg mõelda selle peale, et mis siis seda rahulolematust tekitab. jah, aga kui on, naisel on näiteks 2 väikelast ja mees käib õhtuti pikalt tööl, et pere ülal pidada, et siis ei saa välja minna. Noh, Siis ja teha. seal on, eriti hakkab see rahulolematus tekkima ju, et siis sageli tundub, et lapsed on pahad ja mees on liiga palju kodust ära ja üleüldse elu ei ole selline, nagu see on ja see ajab sageli ka ju kurjaks ja pahandama teistega. Nojah, aga mis selles kohas teha? Siis pahandamegi. No hea on ju osata selles olukorras see tähelepanu endale tuua ja punkt 1 seda rahulolematust märgates siis ka küsida, et mis siis praegu häirib. Et see võiks olla märk tegelikult ju sellest, et on midagi, mis vajab muutumist. Nojah, aga et kui häiribki see, et laps nutab ja mina pean üksi toime tulema. Noh, aga siis võib enda käest küsida seda küsimust, et kas siis peab üksi toime tulema. Et äkki oleks mõistlik endale tunnistada ka seda, et tegelikult on abi vaja inimesel. Et eks ka kodus olles ja seal toimetades võib seda kõike liiga palju olla, et inimene võib ära väsida lihtsalt seal juures. Arusaadav ja nii on. Ja, et kas ka siin võiks see hingamine aidata? Jaa, ma usun küll, et see on see koht, kus aeg-ajalt võtta see aeg iseendale või ka lihtsalt keset seda situatsiooni, mis võib olla selline keeruline, oleks meeles teha mõned sügavad hingamised. Sest minu meelest ka üks selline tore ütelus, et enne kui sa reageerid või enne kui sa teed midagi, hinga 3 korda sisse välja. Et seda võiks ju täitsa meelde tuletada ja hingata seal juures. Jah. No ma ei tea, aga mida selle rahulolematusega veel siis võiks peale hakata? No rahulolematus on tunne, ta on emotsioon, emotsioonidega saab väga palju asju teha, et nendega ei pea üldse, nendest ei pea üldse lähtuma. Et kui see on minu tunne, siis ma saan, kui ma seda teadvustan, et just seesama asi, see rahulolematus. Ja, et seda on vaja märgata, enne kui ta kasvab liiga suureks ja siis istuda sellega ja hingata ja lubada endal tunda oma tunnet. Ja. Et isegi enne, kui see liiga suureks jõuab just kasvada. Nimelt ja et siis saab selle nagu sellise nagu rõhu sealt pealt ära, sest et aeg-ajalt on küll niimoodi, et no sul võivadki olla väikesed lapsed kodus, sõbrannad on tööl, mees on tööl, vanemad ei ela lähestikku. Mina olen küll selles olukorras olnud ja ei ole kedagi appi kutsuda. Et alati ei ole, et nagu et mina arvan, et või kuidagi mulle endale tundub, et sellises podcastis nagu meie teeme, et ikkagi see, et nagu et inimesed saavad iseenda tunnetega toime tulla. Et ei ole niimoodi, et tekib mingisugune emotsioon ja siis see näitab, et elu ongi selline. No aga see on ikka päris keeruline ju. Kas sinul on see oskus emotsioonidega toime tulla siis kogu aeg olnud? Kogu aeg ei ole olnud, jaa, muidugi ei ole, järjest parem on kogu aeg. Ja ega ma täna ei julge veel väita, et ma kogu aeg igal pool, aga tõepoolest uudistega nagu pole paha. Selles mõttes. Ja päriselt ka, ja uudistega on veel selline huvitav fenomen, et kui sa neid ei loe, siis nad lihtsalt ikka tulevad sulle kuskilt uksest või aknast kätte. No ikka tulevad jah, ei pääse neist ju. Jah, mul oli täiesti reaalselt oli niimoodi, et kui ma uudiseid ise ei lugenud, siis üks tuttav Katarist kirjutas, kuidas nendel raketid üle pea lendavad. Jah, et ega sellest me ei pääse ju tegelikult, mis ümberringi toimub. Et muutuste ajal me ju elame tegelikult. Ja, aga samal ajal on täiesti nagu mõistlik lasta ikkagi endal selekteerida, mida ja kui palju sa loed. Mul on ikka, ma mäletan, et paar aastat tagasi mul oli klient, kes elas Hispaanias ja ütles, et ta ei saa üldse aru, et kuidas me seal Eestis üldse elada saame. Ja mina ei saanud aru, mida ta mõtleb, aga ma ei hakanud talle ütlema, sest ma ei olnud uudiseid lugenud. Ja ausalt öelda, seda kõige hirmsat, mida siis need uudised tollal tõenäoliselt, millele nad ennustasid või vihjasid, seda ei ole ju tulnud siiamaani. Eks ole. Ja.
Aga siit tuleb nagu minu jaoks natuke selline huvitav vastuolu välja, ja, et kui me räägime emotsioonidega ja, toimetulekust, nende kogemisest, et siis ühtepidi emotsioon, kui ta on harjumatu, ta teeb olemise ebamugavaks ju. ja, Tegelikult hirmus või ärevuses olla ja, on päris halb, ja aga on. nende märkamine, siis nendega ära harjumine teeb siis elu toredamaks. Ei, see ei ole äraharjumine. Mis sa ennem ütlesid, see on ju treenimine. Ja et selles mõttes, et kui me tunde energiat enam kinni ei hoia, et siis ta läheb välja ja ta läheb nagu noh, ega mina ka ju ei tea, mis ta täpselt teeb, aga ta läheb nagu süsteemist välja. Et see ei mõjuta sind enam, et selleks, et tunde mõju alt välja saada, et selleks on vaja tunnet mitte karta, emotsiooni mitte peljata. Isegi kui nad on ebamugavad. No sa võid karta neid jah, aga sellest ei ole mingit abi. Ja siis jäädki elama niimoodi, et proovid välist maailma ümber korraldada. Aga see on selline hästi vaevarikas elamine. Noh, aga kui me võtame selle kodu näite, millest me enne Ja, rääkisime, et siis kas võib ka nii olla, et see rahulolematus, mis hakkab tekkima, et ühtepidi inimene siis kogeb seda või harjub, treenib ennast seda kogema, aga teistpidi see võib olla ka märk sellest, et võib-olla midagi vajab muutmist või? ja absoluutselt, et mida emotsioon, kehas kinni olev emotsioon teeb, on see, et ta teeb sisepinget, oled ju nõus? Jah. Ja kui inimene vaatab oma elu läbi selle pinge, milline elu siis tundub? Elu ei ole tore üldse, Kitsas elu on on pingeline ja kitsas. kitsas ja tulevad ja et emotsioon hoiab siis nagu sellist tunnelnägemist, et me vaatame maailma läbi nagu mingi toru ja kui me selle pinge vabastame, siis tavaliselt on niimoodi, et on kohe mitu võimalust veel või tuleb elust mingisugune lahendus, mida ennem ei näinud või midagi igal juhul muutub. Et probleeme ei saa lahendada sama energia pealt, millega nad loodud on. Aga kui inimene on siis sellises olukorras, et elu nagu jääb elamata, et elu läheb mööda, et ma nagu ei ela oma elu, et mida see inimene siis võiks ette võtta? Inimene, kes ei ela oma elu, fakt on see, et ta elab oma elu, et see on tema elu, et vaata, need on ka mingisugused mõttekeerutused, mis ma ei tea, et kelle elu ma siis elan, et kui see on minu elu, mille ma olen endale niimoodi korraldanud, aga kui mulle selline elu ei meeldi. No siis ilmselt midagi on puudu. Ja, aga siis mul ongi vaja aru saada, et see, vaat minu meelest on just see, et muutus ju algab sellest, et ma saan aru, et need on olnud mu enda valikud. Saada need lapsed, anda neile 3 korda päevas süüa vähemalt või rohkem, toimetada nendega, olla nendega kodus, on ka kindlasti mingid muud valikud, mis tunduvad vähem toredad. Sellepärast me neid ei vali. Aga need, mis me oleme valinud, me oleme ise valinud ja see ei ole ka, on kõik väga hästi. Aga ja nüüd, kui see koht, kuhu oled jõudnud, et see ei meeldi, eks ju, siis saab hakata otsast vaatama, et mida siis ringi teha. Tõepoolest, et see frustratsioon või selline pahameel või et see kasvaks nagu liiga suureks, selleks kindlasti on hea teha ikkagi tööd oma emotsioonidega. Et vabastada oma emotsioone, vaadata üle oma mõtteviisid, mis siis nendest emotsioonidest tulevad ja tõenäoliselt seal ikkagi mingid lahendused on, et mida saab teha teistmoodi. Aga kas võib see siis nii olla, et tegelikult on vaja ka elus mingeid muudatusi teha? No absoluutselt, et tõenäoliselt need muudatuse kohad hakkavad siis paremini paistma. Et kui peres on 2 vanemat ja üks käib tööl ja teine on lastega kodus, nad ei saa võib-olla oma rolle vahetada, et teine jääb nüüd ka vahepeal koju ja üks läheb tööle. See ei pruugi olla ju reaalne, on ju. Aga just, et kui inimene vabastab oma sisepinget, siis ta saab aru, et kas ta peab veel näiteks sügiseni vastu, on ju, või kas ta saab kedagi kuskilt midagi liituda mõne teise emaga või mis iganes, eks ju. Aga kui seda sisemist pinget on vähem, me näeme elu selgemalt. Et see on kohe kindlasti nii. Tegelikult on nii. Tegelikult on nii. Ja. Aga ma tahtsin jõuda ka sinna, et võib ju olla niimoodi, et inimene käib tööl ja tal läheb tööl täitsa hästi ja kodus on kõik hästi ja lastega on kõik hästi, aga
aga seesama rahulolematus, et midagi on puudu või et see ei ole nagu õige või et sageli inimesed ei oska seda rahulolematust ka väga selgelt sõnastada. sageli nad räägivad midagi niimoodi, et tegelikult on kõik hästi, aga ja sees on selline rahutus või ärevus või mingi tunnetus, et midagi peaks veel olema või see ei ole õige, mida ma teen. Et mis siis sellises olukorras oleks mõistlik teha? sellises olukorras, mis oleks mõistlik teha? nojah, eks sellisel inimesel on ju vaja hakata ennast taga otsima, et ega siin muud ju ei ole. jah, no sa ütled ennast taga otsima, et jah, kuidas see võiks välja näha? Et inimene ütleb, et ta on ju olemas, jah, et noh, see ma on olen ju kodus ja sõidan tööle ja tööl ja absoluutselt kõik on hästi, et jah, midagi ega otseselt ei vaeva, aga ometi on sees see rahulolematus. ja tänasel päeval on olemas nii palju erinevaid viise oma sisemaailmaga tegeleda, et neid on ikka väga palju, et ja ma usun, et kõigile leidub midagi sobivat, mida saab teha kodus, mida saab teha väljas kuskil grupis. noh, kasvõi need joogad ja venitused ja vabastavad hingamised ja meie sinuga teeme ju teraapiat, eks ju, ja et ja erinevaid teraapiaviise, mis kellelegi sobib või coach imisi, et kõike on praegusel ajal nii palju, aga et mis minu meelest on hästi oluline, et me ei saa oma ellu muutust või oma enesetundele muutust, kui me muudame ainult väliseid faktoreid enda ümber. et, et, et sellest jääb see muutus kas väga ajutiseks või väga väikeseks. Aga koolitusel oleme küll ju teinekord, ma arvan, sina ka märganud seda, kus inimene oma sisemaailmas asju muutes jõuab ka sellise kas selguseni või julguseni teinekord tegelikult hakata oma unistusi realiseerima, et hakata tegema midagi, mida ta võib-olla väga-väga kaua on edasi lükanud. ja muidugi, muidugi. ja, või siis, et tulla välja ka hetkelisest keerulisest olukorrast. et kes on vahetanud töökohti, kes on ebasobivaid suhteid lõpetanud, kes ja konkreetselt sõjahirmuga on tegeletud sügavuti ja väga edukalt. ja et me ei saa tagada endale, sest me tõepoolest, me ei tea, mida see tulevik toob. Me ei tea, millal miski juhtub, eks ole. et seda me oleme siin ju viimaste aastate jooksul näinud nii palju ja kui me ei muuda oma sisemaailma tugevamaks, mina ei tea, kuidas seda elu siis elatakse. Ja ilmselt praegune aeg nõuabki tegelikult seda, et järjest paremaks ja paremaks teha seda oskust just nende oma ja, emotsioonidega toime tulla ja leida seda rahu ja turvatunnet ja keskendumisvõimet, mis sellega kaasas käib. ja muidugi, mida hirm teeb meiega? hirm ju kiilub mõistuse niimoodi kinni ja justkui, ja ta räägib nagu justkui mingit sellist nagu tõde, et vaat nüüd juhtub see mingi halb asi. on sul samamoodi, kui hirmud Jah, tulevad? see hakkab justkui nagu lumepall hakkab niimoodi ja, järjest suuremaks minema ja genereerima ennast ja noh, eks see enesetunne ka inimestel läheb sageli veel halvemaks sealjuures ju. ja hirmuga on alati selline tunne, nagu see hirm teaks mingit tõde, et vot nüüd tuleb kindlasti see asi. Ja ma olen tähele pannud veel, mida see hirm teeb, et ta nagu magnetiga hoiab inimeste tähelepanu seal enda küljes kinni. ja, Ja seal kõrval on võimalik täiesti ära unustada, et mis on toredasti või mis on hästi või. Et ma olen ikka mõelnud, vaata sageli öeldakse see, et nii nagu inimesed mõtlevad, nii juhtub või et me oma tähelepanuga, oma mõttega me loome. ja, Et kas sellele hirmule keskendudes võib juhtuda see, et ta tegelikult kasvab ju. ta kasvab ja, aga just, et see hirm räägib nagu mingit tõde, nagu hirm teaks midagi rohkemat, mis tuleb, aga see ju ei ole See ei niimoodi. pruugi nii ei, olla see ju, üldse, see kohe kindlasti ei ole. sest keegi ei tea ilmselt, ja, kuidas läheb. ja, aga just, et kui me suudame selle hirmu läbi hingata, et selle hirmu nagu vabastada, et siis meie enda intuitsioon juhib meid läbi elu. Jah. Ja ma olen mõelnud küll selle peale, et oskus märgata ka seda, mis on hästi ja, ja võib-olla rääkida ka sellest, mis on hästi välja tulnud või mis on õnnestunud, et see on ju nii oluline. Ma olen lihtsalt tähele pannud ka seda, et kui inimesed hakkavad
oma elus märkama ka rohkem seda, mis on hästi. Et ka see teeb selle olemise tegelikult toredamaks ja rahulikumaks. ja, Aga selles kevades inimestega rääkides ma olen tähele pannud, et sellist hirmu ja ärevust on inimestel rohkem kui varem. ja loomulikult on, et stressifoon on ikka väga kõrge praegusel ajal. Jah. Ja inimesed on rääkinud teinekord, et täitsa keeruline on hakkama saada igapäevaeluga ja toimetustega ja toob kaasa ka selle, et keskendumine on keeruline. Et mõni inimene on öelnud, et mis iganes asja tehes kogu aeg on tunne, et tegelikult peaks midagi muud tegema, et ei saa nagu asju kohal tehtud, olla. ei saa kohal olla, ei saa asju tehtud ka kuidagi. Aga Jah. oled sa mõelnud selle peale, et mis siis aitaks selle ärevusega toime tulla ja mis aitaks paremini keskenduda? No keskendumisele, et kui on vaja mingisugune ülesanne praegu kohe ära teha, et ikkagi hingamine, teadlik hingamine ja oma emotsioonide tundmise nagu treenimine, ma ütleks selle kohta ikkagi. Treenimine lausa? Ja ikka treenimine, sest et meid on õpetatud hoidma ju oma tähelepanu väljapoole. Et algusest peale kuni varasest lapsepõlvest, kui ema on rahul, kui õpetaja on rahul, kui ülemus on tööl rahul, et siis mul on elus hästi. Aga et meid ei ole, lihtsalt ei ole osatud õpetada, et hästi on siis, kui ma ennast hästi tunnen. No sellest saame igaüks aru ju, et kui halvasti tunneme, siis on halvasti. Siis on halb olla. Aga sageli see toob kaasa ka selle teadmise, et no asjad ongi praegu maailmas halvasti. Ja, just, aga asjad ongi halvasti, aga see ei tähenda, et meil peab otseselt halvasti olema, et me ei toeta sellega ju mitte kedagi, kui me kaasa kannatame nende inimestega, kes on kuskil sõjas, raskes olukorras. Aga siin tänases igapäevaelus, kus meil ju otseselt, meil ju siin raketid ei lenda ja loodetavasti nii jääb ka, et siis et ikkagi see oma emotsioonidega toimetulek on väga oluline. No ka keeruline on, mis siis aitaks nende emotsioonidega toime tulla? Praktikad, igasugused sisemaailma praktikad, mis kellelegi töötavad, et hingamine kindlasti, et teadliku hingamise kohale toomine, sest kui see ärevuse hoog peale tuleb, eks ju, et esimene ja kõige kättesaadavam abivahend on ju enda keha, eks ju, ja kui inimene on oma kehast natukene niimoodi, et ärevusega oledki nagu välja läinud kehast või nagu osa energiat. Öeldakse ka, et ma läksin endast välja. Endast välja, täpselt. Ja kuidas siis nagu endasse tagasi tulla, on ju, et kas või paned käe peale niimoodi ja hingad ja tunned, kuidas ringkere liigub ja riibid laienevad ja juba see aitab tuua mingisuguse korra, aitab pealt maha. Mina olen kohanud ka sellist õpetust, et hingamise taktis on hea selliseid numbreid lugeda, et kas või sisse hingates 1, 2, 3, 4-ni, siis hoida hinge sees seal, siis lugeda jälle 4-ni ja siis välja hingates lugeda 4-ni ja kui õhk on täitsa väljas, siis ka lugeda 4-ni, et see pidi ka aitama lõõgastuda ja paremat tunnet saada. Ja, võib arvata. Aga sul on need sarved peas, et mis nende mõte on? No vaata, mul ka keeruline keskenduda. Ja meil on ju igasuguseid abivahendeid tänapäeval pakutakse, mida sa saad kasutada selleks, et tunne oleks parem ja keskendumisvõime parem. Et mulle tundub, et need aitavad mul paremini keskenduda. Okay. Aga jälle nendega on kohati keeruline ka. Talvel mütsiga ja siis ma olen mõelnud, et see, et me midagi välismaailmast tarbime nagu mingeid karkusid või. Et kas see on alati mõistlik, et võib ka mingeid aineid tarbida, aga mul on need, tablette näiteks või, aga mul on need antennid. Ja, selge. Et ma olen mõelnud, et mis aitaks paremini keskenduda. Et on igasuguseid abivahendeid, mida me saame kasutada ja sisse võtta, mis siis aitaksid seda keskendumisvõimet paremaks teha. Mulle tundub, et need sarved natukene aitavad. Okay. Aga kohati on keeruline ka nendega, nad peavad kaasas olema ja jälle, aga kas sina mõtled, kas on midagi sellist, mida ma ise saaks teha ka, et
keskendumisvõimet parandada veel? ikka saab, et saab õppida oma emotsioone valitsema, oma emotsioonidega toimetama. Emotsioone valitsema, ja, ütled kohe. ja kohe niimoodi ütlen jah. Jah. ja sellepärast, et muidu enamik inimesi veedab oma elu nii, et emotsioon valitseb neid, et mingi asi meeldib, mingi asi ei meeldi, me midagi väldime, sest et seal tekib paha tunne, midagi tahame, et vältida seda paha tunnet, et seal tekib hea tunne ja niimoodi niimoodi inimesed veedavad elu reageerides, eks ju, ühele, teisele, kolmandale ja lõppude lõpuks me vot siis tekibki selline asi, et elame nagu kellegi teise elu, et mis ei ole meie endaga üldse mitte kooskõlas. Aga kui me õpime oma emotsioone tundma ja õpime hingama ja neid endast nagu läbi laskma, et see tundeenergia saab liikuma, siis need emotsioonid ei juhi meid enam ja sealt alt saabki tulla, saab tulla nagu teadmine, et mida ma siis teen oma olukorras. Et ega siis ainult nagu ka hingamine, emotsiooni tundmine ei lahenda olukordi, et tõenäoliselt on ka füüsilises maailmas vaja üht-teist teha, aga et mida teha, et seda me saame aru, kui me ei ole enam emotsiooni mõju all. Aga kas võib ka nii olla, et rahulolematus tegelikult on siis märk sellest, et elus midagi oleks vaja muuta? Võib-olla ei pruugi olla. On ju terve rida inimesi, kellel on muidu nagu väga toimiv suhe või ma ei tea, pereelu või tööelu ja mingid hobid, värgid, eks ju, aga ta tunneb ikka ennast rahulolematult. Et rahulolematus on ka, et ta on emotsioon, mis tuleb inimese sisemaailmast ja et kas ta saab oma olevast elust mingid uued ja huvitavamad nüansid kätte või peab midagi muutma. Ma ei tea. Aga igal juhul tasub ka märgata neid emotsioone. Mina arvan, et alati peab märkama. Kuigi nad on ju ebamugavad teinekord. Päris ebamugavad on, kogu aeg on ebamugavad. Ja, aga see on nagu füüsiline trenn, et kui hakkad tegema uut füüsilist trenni, et siis on ju ka ebamugav. Ei tule välja. Isegi kui tuleb välja, et isegi nagu kui mõtled jõusaalis nende raskuste tõstmine. Või tantsutrenni. Või tantsutrenni, ei ole hirmus mugav. Ei ole. On ju, aga inimesed ei mõtle, et sellega midagi valesti on. Seal me ju treenime, et läheb kogu aeg paremaks. Ja emotsioonidega on samamoodi, et kui julged neid teadlikult tunda, mitte emotsiooni käes kannatades, vaid lihtsalt tunda, et näed, praegu ongi, vibreerib siin hirmutunne, aga ei karda kaasa sellega. Et siis see on ka treening otseses mõttes. Ja on siis ilmselt on võimalik siis õppida nende emotsioonidega hästi toime tulema? Jaa, sest emotsioon, kui ta saab liikuma, ta vabaneb. Ega emotsioon ei jää niimoodi tööle. Et see ei ole selline mõttetu piinlemine või vaevlemine mingisuguse halva asja käes, vaid et ta laheneb ära. Ja ma olen küll tähele pannud ka seda, et kui inimesed hakkavad oma emotsioone märkama ja hakkavad nendega ikka paremaks ja paremaks sõbraks, et siis tihti see aitab ka kaasa sellele, et tehagi elus neid muutusi, mis on võib-olla kunagi jäänud tegemata. Jaa. Miks nad siis neid muutusi teevad? Ikka sellepärast, et elu toredam oleks. Ja, aga miks nad enne ei teinud? Sageli me elame ju sellel viisil, et tähelepanu on hästi palju endast väljapool. Kas siis teistel inimestel või tööl ja see võibki kaasa tuua selle, et inimesed elavadki teiste elu rohkem kui enda elu tegelikult. Ja, just. Ja, minule just üks hea sõbranna just rääkis sellest mõttest, et kuidas elu läheb ja nagu oleks elanud kellegi teise elu. Et vahetevahel on selline tunne. Et muidugi mitte alati, aga et mida sellisel juhul sina näed, et saaks teha? Ma näen ka seda sama, mis sa rääkisid enne, et need emotsioonid, et inimene hakkaks märkama oma emotsioone ja hakkaks üldse märkama ja tähele panema iseennast, nii oma emotsioone kui ka oma vajadusi. Ja väga tihti ju inimesed täiskasvanu eas, mis iganes vanuses, 30, 40, ka 50 on need oma unistused ära unustanud tegelikult. Ja see võib ka ju tekitada seda rahulolematust.
et võib-olla on aeg teha elus mingeid muudatusi, ja, ja et selleks, et elu oleks toredam. just, aga tema ütles just niimoodi, et tal on hirm, et elu saab läbi, et elu läheb nagu mööda. Et mida sa sellisel puhul ütleksid? Noh, siis võiks väga põnev oleks tema käest ju uurida, et kui on tunne, et elu nagu mööda läheb, et mis need kõige olulisemad asjad on, mis siis tegemata jäävad tegelikult, kui elu lähebki mööda. Ja, Sest ja ega me ju ei tea kunagi lõpuks, et kui kiiresti ta mööda läheb. ja, ja, Et äkki lähebki, aga mis tegevused või mis asjad need on, millest tal kõige rohkem kahju on, kui need tegemata jäävad. Et seal võivad ju ilmutada ennast olulised asjad tegelikult. ja muidugi, muidugi. Ja siis on soovitus neid kohe tegema hakata, on ju? jah. No võiks ju teha neid, mis iseenesest on ju loogiline, et ja, kaua siis oodata. ja. Et väga tihti meil elus on ju see tunne, et aega on lõputult tegelikult. Ja väga tihti tegelikult inimesed lükkavad olulisi tegusid, olulisi valikuid, olulisi otsuseid ikka edasi ja edasi, et küll aega on või. Ja. Aga tegelikult ju me kunagi ei tea, kui ruttu see elu otsa saab. Nojah, aga mina jälle mõtlen ka niimoodi, et aga kui saab, siis otsa, siis saab otsa, et mis siis teha. Ja no siis ei teinud sel korral mõnesid asju. Jah. Vaata, mul tuleb meelde, et kellegi targa käest kusagil küsiti, et kui sa teaksid, et homme lõpeb maailm ära, mida sa siis teeksid? Ja tema ütleb, ma kindlasti istutaksin veel ühe puu. Okei. Et oluline on ju see, et selle ajani, mil see elu otsa saab ühel hetkel, et inimene elaks oma elu, et ta tunneks, et on elatud. Aga millal me tunneme kõige rohkem, et me elame oma elu? Inimesed on sageli kirjeldanud seda niimoodi, et see, mida ma parasjagu teen, et see on kuidagi tähendusrikas või see on oluline või seda asja on hea teha. Või üks inimene kirjeldas ka seda, et nagu erinevaid tegevusi tehes on tema elus nüüd tunne, et see ongi see. Okei, et ta teeb siis selliseid asju, mis talle väga meeldib või? Noh, teeb neid asju, mis meeldib ja jälle, eks see enda sees olev seisund on ka oluline. Et kui sa midagi teed, siis ta ilmselt suudab enda sees hoida seda head seisundit, et niimoodi mõnus on. Vaata, eestlastel oli vanasti see ütelus, saarlastel on vist praegu, et mõnuga. Võtame mõnuga. Võtame mõnuga. Ja, aga minu meelest on ka, et see kohalolu on nagu selle asja võti. Et kui me oleme siin oleviku hetkes, et siis on aeg on nagu hästi pikk. Just, ja hästi palju saab tehtud tegelikult ju. Ja, kui on üldse vaja teha, sest et ega elu nüüd ainult tegemistes ju ka ei seisne, vaid et sellistes mõnustates olemistes. Nojah, aga see oluline ongi see, et inimene naudib seda, mida ta parasjagu teeb või ei tee siis. Et mulle just tuleb meelde see lugu, mida üks inimene mulle jagas, et teda painab elus nagu see olukord, et ta on kogu aeg vales kohas, et peaks olema teises kohas, peaks tegema midagi muud. Et hea on ju, vahet ei ole, kas me teeme midagi, täidame mingit tabelit või pikutame õues päikese käes, aga seda asja on mõnus teha. Just ma arvan, et mis sellist mõnusat tunnet elus peegeldab või eluga kooskõlas olemist on see, et see, mida ma praegu teen, see on kuidagi tähendusrikas või seda on hea teha. Ja kui sees on hea tunne, siis suudame ka vastikuid asju, mida mõnikord on elus vaja ära teha lihtsalt, aga teha sellise hea tundega. Jah, või rutiinseid asju, et ei peagi olema, ei tea kui vastik, aga just, et selliseid mingeid tubade koristamisi, mis minu jaoks on olnud vahepeal tüütud, et siis, et just, et seda selleks ka, et nagu kuidagi, et ma teen ju endale, mulle tegelikult meeldib, kui on korras. Et siis, kui teed sellise nagu armastusega oma kodu vastu, et siis saab hästi kergesti tehtud ja muidugi on see, et see kohalolu kuidagi on hästi mõnus. Jah, ja seda toredat olemist saab ikka rohkem ja rohkem, kui on korda rohkem. Aga miks inimesed ei suuda kohal olla?
no eks need mõtted, eriti kui on muremõtted, need ju viivad meid sinna või tänna, et inimesed on sageli rääkinud seda, kuidas noh, mõtted on hästi palju tulevikus, ja, et mis ja. saab ja kas saab ja kuidas saab. Ja. Et ma arvan, et see selline ärevusega kaasas käiv selline hästi intensiivne mõttetegevus, jah, jah, jah. mis ei lase sageli ka magama jääda ju õhtuti. Aga mis sa arvad, mis aitaks õhtul magama jääda? Üldse, mis aitaks, et ühe võimalusena näiteks ka selline asi, et radikaalselt leppida, et me ei tea, mis tulevik toob. Et me võime soovida midagi, kindlasti meil on mingid soovid, meil on mingid nägemused oma elust, aga ega me lõpuni ei tea. Ja selle teadmatusega nagu leppimine. Ja see ei tähenda, et me ei prooviks oma elu või mitte ei prooviks, aga noh, et see ei tähenda, et me ei juhi oma elu või et me loobume plaanidest ja visioonidest, aga just see arusaamine, et see ei ole meie kontrolli all, et me nagu me ei tea, mis järgmiseks tuleb, et me oleme ju siin näinud igasuguseid huvitavaid aegu ju viimastel aastatel ja et see on okei. Ja elu on kogu aeg edasi läinud. Elu on edasi läinud ja ei ole sugugi õnnetu olnud või ma ei tea, eks ju. Aga isegi toredamaks on läinud. Jah, eks ju, aga et see kõik on okei, et see ei ole meie kontrolli all ja sellega on kõik korras, et ei ole meie kontrolli all. Et nii võibki olla. Aga ma olen küll näinud teinekord nii teraapiaklientidega kui ka koolitusel, et ei ole lihtne sellega leppida. Ja, et see võib natukene tegelemist tahta tegelikult, ja. Et suuta selle leppimiseni jõuda. Ja, et lasta lahti sellest mõttest, et ma pean... No kontrollida tahaks ikka ju. Tahaks, ja. Ma tean isegi, ja, kindlasti. Aga mina kasutan selleks ikkagi seda hingamist ja tunnete läbi tundmist ja julgengi tunda, kui hirmus see tunne on, et ma tegelikult ei tea, mis juhtub, kuni ühel hetkel ei ole enam seda tunnet, et ta lihtsalt läheb ära niimoodi. Aga oled ka märganud seda, et usaldust saab tegelikult kasvatada või juurde tekitada? Ja, kindlasti olen märganud. Aga siis ma olen mõelnud ka selle peale, et see hingamise jälgimine on tegelikult ka see, mis aitab magama jääda, kui uni ei taha tulla. Just sa küsisid enne magamise muidugi. Ja. Et kõik, mis aitab mõtted ära hoida peast, hingamine, lammaste lugemine. Kunagi soovitati lambaid lugeda ju. Ja. Aga kuidas aru saada, et kui me räägime sellest, et kontrollida, et ei ole kõike võimalik, et kuidas siis aru saada, et mida nagu püüda üldse kontrollida ja mida mitte püüda kontrollida? Ma seda juttu kuulates hakkasin mõtlema sellise asja peale nagu vastutus. Et teistpidi see, et me usaldame ja vaatame, mis elu tuleb ja nagunii ei kontrolli, sageli toob kaasa selle, et inimesed ei tee nagu neid valikuid, mida on oluline teha oma elus. Et oma elus inimesel võiksid ju asjad olla nii, nagu tema jaoks on hea. Seda küll, jah. Ja. Et eks see kontroll on üks natuke trikiga nähtus tegelikult, et maailma me ei kontrolli. Et asjad lähevad nii, nagu nad lähevad ju, aga igaüks oma elu eest võiks ikka, hea oleks, kui võtaks vastutuse. Ja, muidugi. Oma sisemaailma eest kindlasti eks ju ka. Et lisaks välisele. Aga sageli juhtub hoopis niimoodi, et oma elus inimesed ei tee neid otsuseid, neid valikuid, neid muudatusi, mida oleks mõistlik teha. Aga välismaailmale me pühendame väga palju tähelepanu. Räägime, kuidas asjad on ja kuidas võiksid olla ja miks asjad on nii. Et kuidagi see tähelepanu fookus on hästi palju väljas. Ja, just. Aga see võibki tuua kaasa selle siis, et inimestel oma elu jääb elamata või see ei ole päris nii, nagu võiks olla. Ja, et kust inimesed saavad aru, et milline elu on neile nagu nende pärane elu? Eks need asjad, mis meeldivad, on ju toredad. Need asjad, mis elus rahulolematust tekitavad, neid maksaks ju uurida. Või siis eemale hoida ka mõnikord. Või siis eemale hoida, see aitab ka elus märgata, millised
suhted, kohad, tegevused on iseenda olemusega kooskõlas ja millised ei ole. just. Ja see tuleb, eks ju, sellest, kuidas me saame aru, et kui inimene tunneb oma tundeid, et mis Jah. temaga toimub, Jah, eks. ja tunne on ju oluline sõnumitooja tegelikult, Jah. et kuigi nendega on teinekord keeruline hakkama saada ja ka harjumine tahab treeningut saada, aga need on ikka olulised sõnumitoojad ju selle kohta, mis on kooskõlas ja mis ei ole ja võib-olla teinekord midagi on liiga palju saanud. Kas sa oled ka tähele pannud seda koolitades ja teraapiatööd tehes, et selliseid väsinud või kurnatud inimesi on kuidagi palju või rohkem? Jah. Et jah, võib-olla selliseid otseselt hirmul ja ärevaid inimesi on rohkem, et nagu ületöötanud ja kurnatud inimesi, noh, minu jaoks on nagu läbi aegade olnud. Aga et praegu on seda hirmufooni võib-olla rohkem. Jah. Ja eks see ka ju kurnab tegelikult, Jaa, muidugi. selline kannatuse seisundis elamine. Jaa. Ja eks sellise, kui me rääkisime emotsioonidest, et eks sellise kurnatuse ja väsimuse taga on ka see, et inimene ei pane tähele oma emotsioone või ka oma keha ja ei märka seda väsimust või? Jah, ei oska märgata, eks ole. Jah. Ja, aga et kui me räägime sellest, et on väsimus ja on ärevus ja et mis siis aitab selle vastu? Või et inimesed elavad hirmul ja ei pane ennast tähele, et mida siis teha sellega? Ma arvan, et selle väsimuse puhul on ikka oluline ju hakata märkama iseennast, et kas midagi on liiga palju, võib-olla tõesti ongi tegelikult väsimus. Ja. Aga sageli inimesed kannatavad ka energiapuuduses. Ja, no mina näen seda, et energiapuudus tuleb ikkagi ju väga suures mahus ka selles, et me hoiame oma sisemaailma emotsioone kinni. Et inimesed ei oska juhtida oma sisemaailma ja selle tõttu on kõigele välisele nagu väga nagu kättesaadavad või väga nagu mõjutatavad sellest, mis toimub välises maailmas. Ja no minu arvates siin lihtsalt tuleb leida endale sobivad praktikad. Et mõnele inimesele sobib lihtsalt sport, et teebki sporti, hea maandav kehaühendus, eriti meestele mina olen vahel enda klientidele soovitanud, et kohe nagu sellist nagu jõulist sporti, mis aitab neil nagu selle kehaga nagu rohkem kokku saada ja paneb pingutama kohe. Ja pingutama ja nagu, et oma energia nagu lahti lüüa. Ja teistpidi muidugi need pehmed joogad, et hingad ja venitad, et need ju ka aitavad nii hästi kõiksugu stressi leevendada ja nagu tulla rohkem iseendale lähemale, iseenda sisse. Jah, et sellised tegevused eriti, kus on head, kus on see hingamine ja mingi venitamine või aeglane harjutuste tegemine kokku pandud. Jah, just. Ja. Sest ilmselt igale inimesele ka see jõutrenn ei pruugi sobida. Ja. Et pigem midagi sellist lõõgastavat. Kindlasti mitte, lihtsalt mina olen paarile mehele lausa kickboksi soovitanud või mingit sellist, et kus on nagu selline kinni hoitud energia, mida inimesed oma igapäevatöös kuskil kontori laua taga sugugi välja ei ela ja kui see siis kõik koguneb, eks ole, et siis ta hakkabki üle ääre voolama, et siis loed paar uudist peale ja juba ongi ärev. Juba on ärev, jah. Ja boksitrenn ilmselt on väga hea, kui on just seda agressiivsust vaja välja elada. Just, või kontakti saada sellega, et üldse, et see siin kinni on, et oleme ju kõik viisakad ja kenad inimesed oma igapäevaelus, aga et kuidagi seda välja elada. Ja. Aga vaimsetest praktikatest, et mida sina soovitaksid? Selliseid keskendumisharjutusi, meditatsioon, et eks meditatsioon on ka ju tegelikult keskendumise kunst. Aga minu soovitus küll sageli inimestele on see, et hommikuti kas või 5 minutit istuda kusagil omaette mõnusas kohas ja keskenduda enda hingamisele ja lihtsalt märgata seda. Et võib-olla ei olegi seal mingit keerulist praktikat vaja teha,
aga juba selline endale keskendumine, oma hingamisele keskendumine, selline aeg endale, et see on väga kasuks ja inimesed sageli ütlevad ka, et see läheb meelest ära siis, Mhm. et ei ole meeles teha seda. Ja, ja, ja mina muidugi pooldan kõige rohkem seda emotsioonide läbitundmist. et, et minu meelest just see, et me saame tuttavaks sellega, mis toimub meie sisemaailmas ja miks see, et see on lihtsalt nii ülioluline, et, et, et me nagu noh, et me ei pelgaks seda, mis tuleb meie enda seest. Jaa, Ja aga esialgu võib see ju päris hirmutav olla. noh, ta võib, aga ta ei pruugi, aga kui on, eks ju, siis saab jälle vaadata järgmisi asju, et teha lihtsalt mingit no, sedasama Jah, hingamist või jah. leidagi endale mingi sobiv praktika kusagil mingis kas grupis või kas meie Holistika Instituudi grupis või vabastava hingamise või erinevaid hingamistehnikaid on ju väga palju Noh, praegu. ja joogatunde on ka Ja, ju ja, igasuguseid ja mina ja, olen aru saanud veel, mis hästi aitab, on selline hommikuvõimlemine või. ja, Et noh, igale inimesele selline kohapeal istumine, hingamine ei ole võib-olla kõige mugavam, aga siis ma olen küll märganud, kui inimene paneb endale kokku sellise mingi lühikese hommikuvõimlemise, kus on just sellised harjutused, mis aitavad kas siis venitada või sirutada või liigutada neid kehapiirkondasid, mis kõige nõrgemad on, noh, mõnel on alaselg, mõnel on kael või põlved või mis iganes. Et teha selliseid lihtsamaid venitusharjutusi ja seal ka märgata seda hingamist, et seal on veel topeltkasu. ja, ja muidugi. Ja see on veel pluss juures, et inimene võtab aega iseendale ja kuidagi harjutab seda iseenda märkamist, oma Ja. sisemaailmas toimuva märkamist, sest ega igaühele see vist väga tuttav ei ole või kodune. Ega ei ole ja ega ei ole, aga mõnda aega tagasi ei olnud ju see füüsikaline trenngi veel mingi noh, laialt levinud, et sellest ma ei tea, enne teist maailmasõda kindlasti inimesed ei kogunenud trennidesse ja võib-olla ka peale seda, aga tänasel päeval on see ju nii tavaline, et pigem on kummaline, kui keegi ei tee mingisugust liigutamist või trenni, eks ole. Ja ma arvan, et varsti on selle vaimse tervisega samamoodi, et nagu sinagi kasutasid seda sõna, et see hügieen, eks ju, Yeah. et oma sisemaailma osas, et noh, see muutub tavaliseks inimestel. Jaa, see on tore paralleel, kuskilt jäi mulle kõrvu, et keegi ütles, et see on nagu selline mentaalne potitreening, et õppida oma emotsioonide ja mõtetega hakkama saama, et sageli me noh, nagu laps, keda treenitakse potil käima, et ta teeb sinna ja tänna ja sageli, kui inimene ei ole oma emotsioonidega heas ühenduses, siis need reaktsioonid võivad olla ka ju sellised kohatud ja kuidagi teistele inimestele suunatud. Ja. Või siis talle endale sisemaailmas, mis ei ole sugugi parem. Mis teeb samamoodi haiget ja. Aga mis praktikaid veel häid sina tead siis? Spordist rääkisime, et noh, eks noh, mis mul veel pähe tuleb, et noh, mis ei ole ka vaimne praktika, aga mida mina pean väga oluliseks, on just see, et leida endale see sobiv toitumisstiil ka. Et kui süüa palju magusat ja juua kohvi ja telefoni kõrvale scrollida, siis ikka nagu suhteliselt igaüks lõpuks on ärev. Et selles mõttes, aga noh, tänapäeval neid toitumisteooriaid on ju tohutult, et kas söö seda või teist või kolmandat või. noh, aga siin igaüks peab leidma endale sobiva, et ma isegi ei hakkaks nende üle võib-olla nii pikalt arutama. Aga et just, et mulle hästi meeldib see ühe joogaõpetaja ütelus, et su ainus õpetaja on su oma keha. Et ilmselt ka parim toitumisterapeut, et keha ju ütleb, et kas see või teine toit teeb olemise paremaks või halvemaks, kas energiat on rohkem või vähem, kas kaalu kogub või kaalu väheneb. Et mida siis inimene parasjagu teha tahab. Just. Mina tean, et Vene bioenergeetikud ütlevad, et kui sul on sisemine tasakaal on paigas, et siis söö või raudnaelu, et kõik seedib ära ja kui ei ole paigas, siis on teistpidi.
ja ma lugesin mingit uurimust, kus sellist inimeste ärevust ja hirmusid uuriti ja seal toodi välja, et tänapäeval on maailmas tekkinud uus stressiliik või stressiallikas, et see on toidustress. See, et inimesed väga hoolega jälgivad, mida võib süüa, mida ei või süüa, mis on ohtlik, mis ei ole ohtlik. Et see võib olla täiesti üks uus selline muretsemise ja stressi allikas. Tore oli sinuga jutustada täna, Katariina. Ja sellistel teemadel on nii tore rääkida tõesti. Tuleb selgust juurde ja taipamisi. Ja mõtled isegi asju läbi, eks. Ja kui kellelgi tekkis küsimusi, et mida tahaks küsida nende teemade üle või on mingeid ettepanekuid, millest veel võiksime rääkida, et siis pane oma mõtted sinna YouTube'i video alla kommentaaridesse. Miks mulle meeldib teha holistilist treeningut on sellepärast, et ma olen näinud, kuidas see toimib. Sellepärast, et grupi toel on inimeste areng hoopis teistsugune, et on avaram, sul on kaaslased, kellega seal detaile arutada, sul on inimesed, kelle toel see viia oma ellu, et ühesõnaga holistiline treening ei ainult lihtsalt sellisteks vaimseteks praktikateks, vaid me integreerime selle sinu tavaellu ja inimesed on väga saanud sellest suurt kasu, et lihtsalt hakanud ennast elus paremini tundma, suhted muutuvad, töökohad muutuvad või siis oled samal töökohal ja tunned ennast paremini. Et lihtsalt, et kui inimene tunneb ennast elus ise paremini, kõik tema ümber muutub. Ja grupi toel on seda lihtsalt niivõrd palju toredam, lõbusam, naljakam, vahepeal naerame, vahepeal nutame, aga et sul on seal kaaslased ja turvaline keskkond, kus oma teemasid arutada ja olla toeks teistele. Nii, kas sa võtsid selle üles? Salvestasid, mina krõmpsutan kõrval. Sa sellest aarma, aga ma lõikan pärast püstipidi. Ma lõikan su välja. Mõtlen, et proov on. Ei, aga vaata, ta tuli hooga praegu. Mis las ta teeb? See oli väga hea praegu. Sa ütlesidki kõik ära ja see on see, mis läheb nagu... Ja ma lõikan lihtsalt Katariina välja. Mina krõmpsutan. Aga sinu krõmpsutamine jäi sinu mikrofoni. Mare mikrofon võtab teda rohkem. Ma loodan, et see krõmpsutab. Mina mõtlesin, et proovida, et... Läks lahti. Läks lahti, jah. See on hea, et... Mina sain aru, et ma nägin, et Evelin vaatas sinna, siis ma sain aru, et ta võtab, eks ju, ja siis... Aga vaata, sellise asjaga harjub ju ära ka, et vaata nagu mäletad, kuidas me seal igistasime seal treeningsaalis, et ma olin, ma ei saa rääkida, eks, aga et nagu harjub ära. Sa praegu rääkisid nii südamest. Jah, see tuli otse, jah. Ma mõtlesingi, et aga see ongi see ehtne energia ja mis siis, et sa krõmpsutad, kass tuli ka ja see on selline ehe, sa Mare lihtsalt jagab elu, käib ümber ringi ja et kui Katariina ei taha näidata, kuidas ta porgandit sööb samal ajal kui Mare veel. Aga krõmpsutamine. Elu. Ta tahtsid eeldat elu. Plastmasspangest sööb porgand. Vanatädid kassiga ja plastmasspanged. See oli nii tore, kass ka veel. Käis seal saba, käis siin ja seal. Las olla. Ei, kass on tore, see on just. See päris nagu, mis see teema ametlikult. See on ilus, see on täpselt see värv selle kleidi värviga. Siit saab pildi ka vastu. Sealt ma saan kaadri lõiga. Kui sa vaatad kassi. Nii ilus. Ma tahan ka kassiga pilti. Ei hakka üldse ütlema, igal pool on toimub, mis kuupäeval, mis kuidas liituda. Kes-programm, kõik on olemas. Tee minust ka pilti, nüüd Kolt ja pilti. Kitu, jah. Selles mõttes, et ma saan lõigata koos tassiga, vaata pärast sealt kaadrist. Kuule, pupsik, sulle meeldib pai, jah? Pupsik saab suvel 14. Vaatate sinna, siit saab laiuti kaadrid ka, kuidas sügavalt kassi olema. Panemegi hoopis kassiga pildis, kõik hakkavad lahti kekkima. Reedik on meie moskott, 14-aastane peaaegu. 14. 13 on ta praegu, jah, 2012 sündinud. Aitäh. Kohtujad.
aitäh kuulamast!